Beebipalavik. Tere tulemast kuulama Õhtulhe podcasti Beebipalavik. Mina olen saatejuht Katariina Toomemets ja täna on mul külas mõjuisik, suunamudija Sandra Alliksaar, kes on muidugi ühtlasi ka tunnustatud maakler, et heal lapsel mitu nime ja mitu ametit. Tere, Sandra! Tere! No neile, kes võib-olla sind veel ei tunne, räägi, kes oled, millega sa tegeled, kui palju sul lapsi on, kui vanad nad on? Okei. Nii, võin kohe öelda, et mõjuisiku nime ma ise pole endale võtnud, see mu peamine eesmärk ei ole, aga mulle jubedalt meeldib lihtsalt elu jagada ja seepärast ma võib-olla sotsiaalmeedias jagangi palju ja võib-olla on ka selle võrra rohkem jälgijaid, et ma püüan olla aus. Aga muidu olen mina siis 28-aastane neiu, kes on ühtlasi ka uusarenduste projektijuht ettevõttes nimega Invego ja enne töötasin siis lihtsalt tavamaaklerina. Olen tulnud põhjast, jõudnud tippu ja selle kõrval olen ka elanud jah, nagu ütlen, teistsugust elu, ehk siis samaaegselt olen loonud ka endale perekonna. Mul on 2,9-aastane poeg ja nüüd olen ka lapseootel väikse tüdrukutitsuga. Kui kaugel su teine rasedus on? Ja see on nüüd 26 nädalat, seega peaaegu vist juba 3. trimester. Natuke veel minna. No sellest teisest rasedusest räägime kõigest ühest järjekorras. Ma tahaks siis alustada sinu esimesest rasedusest, milleni teekond siis ei olnud just eriti lihtne. Et meenuta palun alustuseks, kuidas sa üldse tundsid, et sa oled valmis lapse saamiseks, et mis hetkel see oli? Ma arvan, et ma olin kusagil 22-aastane või 20-aastane. Ma teadsin niikuinii, et ma tahan noorelt emaks saada, et meil suguvõsas kuidagi käib see liin niimoodi, et noored säravad emmed ja siis jõuab veel eluga elada ja kõike teha, et kuidagi lihtsalt tundus loogiline, pluss lihtsalt naiselik tung oli sees, et ma nii väga tahan endale last. Mul ei olnud mingit põhjendust otseselt, ei olnud sellist, et kuidagi... No kas peabki olema? Kui sa tunned, et sa tahad last siis? No täpselt, et vahepeal ikka öeldakse, et sa tahad last selle jaoks, et mingi tühimikku täita või seda, ma olin mul oli perfect life, et ma olin ülinoorelt karjääri osas jõudnud, mul ei olnud otseselt vaja midagi saavutada, aga lihtsalt tuli see tunne, et ma tahan ja kui ma midagi pähe võtan, siis tuleb tegutsema hakata. Aga väga nagu noorelt tuli see soov ja siis lihtsalt läks natuke aega, et leida ka õige partner, et keegi, kes oleks hea isa lastele, mis on minu nagu peamine eesmärk olnud kõige muu edu kõrvalt, et lapsed saaksid endale väga head vanemad, kes neid armastavad ja hoiavad. Kuidas siis leidsid mehe, saite aru, et olete selles mõttes samal lainel mõlemad tahavad lapsi, et kuidas see teekond siis kulgema hakkas? Ei tulnud see beebi ju kohe? Ei tulnud beebi kohe, jah. Ma arvan, et ma olingi äkki kusagil 22, kui ma siis leidsin ikkagi sellise, mitte leidnud, lihtsalt tuli see õige partner, kellega kõik tundus, et ühtis ja siis rääkisime, et tegelikult nagu mis me ikka ootame, et me oleme ägedad inimesed ja ägedad koos, et väga läks ju üks väga lapseke ka saada. Ja siis hakkasime tegutsema ja tegutsesime aasta aega ja mitte midagi sealt ei tulnud, siis hakkas juba natukene see mingisugune pinge sees kruvima, et mis asja, kuidas see nüüd nagu võimalik on, sest tegelikult ma ei olnud kasutanud rasestumisvastaseid vahendeid juba, ma arvan, paar aastat, lihtsalt sellepärast juba, mis see nagu hormoonide mõttes kehaga teeb ja enne seda ma kasutasin siis neid rasestumisvastaseid vahendeid alates sellest ajast, kui ma 15 sain. Ja see ikka lõi nagu selle keha nii tuksi ja hullud akned, värgid, särgid, ühesõnaga
sain teadlikumaks, hakkasin oma keha puhastama, ma tegin kõik need asjad ära enne, et natukene kuidagi, et oma keha siis valmistada ette selleks tulevaseks, on ju. Ja siis lihtsalt, aga ei tulnud ja mõtlesin, okei, nagu lähen arsti juurde. Ja siis läksingi, ja ma olen selline kannatamatu ka, et ma ei läinud tavalisse sinna kliinikusse, vaid võtsingi ära kliiniku, et ma tahan kohe täna teada saada, mis toimub. Ja ma olingi vist 23, kui siis tehti mul see analüüs, vaadati, et mul on munarakku reserv minimaalne, ehk siis, kuidas ma ütlen, selline varajane menopaus või, et lihtsalt öeldigi, et et tõesti, et ongi selline väga minimaalne rasestumisvõimalus. Ja see lõi korra jaladelt ära, et mismoodi, et mõtlesin kõik eluvalikud üle, kõik olen valesti teinud. Ja siis hakkad juba mõtlema sellele 2 klaasile veinile, mis sa võib-olla paar nädalat tagasi on ju restoranis jõid ja kõik see. No täpselt, ja sinnamaani ma tegelikult olin karsklane 7 aastat. Et mina lõpetasin oma joomised, alkoholi joomised, kui ma 17 olin. Et mul on taurpidis elu käinud. Aga lihtsalt, ütleme, mitte ma varakult oleks pihta hakanud, aga lihtsalt, et noorena ikka on ju. No, mõned peod, värgid, särgid. Et ei propageeri ja siis öeldigi, et raviga alustada, et näiteks IVF-i proovida, siis tuleb enne kõik teised sammud läbi käia. Kõigepealt ma pean mõnda aega tõestama neile, et ma tõesti ise ei jää, on ju, ehk siis ma olen nagu arvel seal kliinikus. Et see aasta, mis sa juba tegelikult olid proovinud, see nagu ei lugenud üldse? Ei, see ei lugenud, et hakkas lugema sellest hetkest ja siis oligi, et kõigepealt pool aastat pidin iseseisvalt ja siis käima seal kontrollides, siis pärast seda me tegelikult tahtsid isegi aasta, aga ma arvan, et kusagil 8-9 kuu pealt, proovimise pealt ma ikkagi läksin sinna juba sellise nagu pisarates ja nagu nõudlikuna, et ma tahan varem aga IVF-i nad ikka ei pakkunud, et siis nad ütlesidki, et kõigepealt hakkame stimuleerima, et hakkasin hormoone sööma ja proovisime siis kunstlikult kasvatada nagu minu sees seda munarakku valmistada aga lihtsalt see teekond sinna oli nagu horrible, et see oli, jälgisid seda evolutsioonikalendrit on ja tehniliselt kodus ei olnud enam nagu mingit sellist romantilist olekut, vaid pigem oli see, et vaatad sa sellel päeval kodus oled ja kui tool päev oli tolleaegne elukaaslane oligi nagu sõidus kusagil, on ju tööl, no siis oli see, et südames oli selline pettumus ja valu ja et sa ei tahagi seda last nii väga, kui mina tahan ja siis hakkasid sealt muud asjad, hästi-hästi keeruline oli. Aga sa ei läinud sinna, kus ta oli, sest näiteks Helen Adamson on rääkinud, et tal oli samamoodi hästi väike reserv ja kui öeldi, et sellel kuupäeval on, siis ma ei mäleta, et tal elukaaslane oli kuskil, ütleme, Rootsist tööl, ta istus lennuki peale, sõitis sinna. Et kuhu minnaks, eks ju? Ei, ütleme, päris nii ei teinud, et ma olin lihtsalt kodus nutsin, mossitasin, aga ei, lõpuks ma käisin ikkagi seal psühholoogide juures ja terapeutide juures ja hakkasin alkoholi tarbima lihtsalt, sest mõtlesin, et nagu ma täiesti ennast hulluks mõelnud ja siis oli küll korraks see, et tead, nüüd ma maitsen, lasin ennast natuke vabamaks, sest kõik ütlesid kõrvalt, et kui sa liiga palju stressad, liiga palju mõtled, siis see nagu keha on pinges ja ei tule mitte midagi ja siis ma olin nagu okei, ma hakkan pidu panema, ma hakkan jooma, ma hakkan reisima, ma arvan, pole 1 aasta jooksul kunagi nii palju reisinud, kui me too aasta reisisime elukaaslasega, ma olin lihtsalt reisil pidi zen olema, siit tulevad beebid, lähme nüüd reisile ja siis käisime ja reisidel, ma mäletan, mul olid kogu aeg rasedustestid kaasas ja siis tihti juhtus see, et kusagil reisi keskel või midagi ma tegin ikkagi selle testi ja siis see ei olnud positiivne ja siis ma jälle, siis läks uueks tüliks, sest et ma lihtsalt olin nagu täiesti crazy ja see oli hästi pingeline aeg. Et ühesõnaga lõpuks, kui ma sinna oma kliinikusse tagasi läksin, siis ma ütlesin, et peame midagi tegema, ma ei suuda veel paar kuud oodata, et aga ma lihtsalt murdun. Ja siis oligi issand, mulle tehti ju hästi palju kontrolle, mis olid minu meelest
minu jaoks oli hästi valus, oli munajuhade läbitavuse test ja ma mäletan, et ma võtsin elukaaslase kaasa ja ta hoidis mul kätt seal ja lihtsalt ma olin mentali juba nii katki, et juba see, et nad lihtsalt mulle selle kanülilaadse toote sinna sisse panid, siis see ma lihtsalt nagu röökisin nutta, et kõik olid nagu šokis, mis toimub, aga ma olin lihtsalt nii pettunud endas oma kehas. Ehk siis see ei olnud füüsiliselt valus, vaid see oli lihtsalt vaimselt nagu, valus? Jaa, aga mul tundus, et see oli füüsiliselt ka ülivalus, siis kui ma teistega rääkinud kõigenud, et nagu tegelikult see ei ole nagu ülivalus protseduur. Aga lihtsalt ma olin nagu et ma nagu kõik otsisid minus viga, et see oligi ju minu probleem, mees lasi ju ka kõik kontrollida, tal oli titi-miti. et see oli nii jube nagu iseendale see kogemus üleüldiselt ja pluss see, et ma ju käisin iga kuu mitmeid kordi kontrollis, sest kogu aeg oli sul käis seal midagi sees, et see oli nagu selline breaking point ja pärast seda ma olingi, et ei, nüüd hakkame pihta kõige muuga. Ja siis nad kirjutasidki need hormoonid välja, kasvatasime seda munarakku ja tehti mulle see süst kõhtu ja siis öeldi, et äkki oli 24 tunni pärast peale süsti või oli mingi teine vahemik, ma mäleta, see oli juba peaaegu 4 aastat tagasi. Et siis pead täpselt see kellaaeg peate nagu vahekorras olema. Ja siis see oli nii crazy. Ühesõnaga ma läksin maale. Ja siis laste isa nagu tuli köös kusagilt töölt, tuli ka sinna ja ma tegin sellise pika prepi, tegin õhtusöögi ja vahetsin voodipesud ja käisin jooksmas. Natukenegi romantikat. Jah, just. Aga siis ta oli ka tegelikult nagu ikkagi, ta nagu suutis väga hästi varjata, aga tegelikult oli ka ikkagi pinges. Ja siis me suutsime täpselt mingi tund aega enne seda kellaaega tülli minna, sest et lihtsalt ütles üle vale asja ja ma olin nagu, ma ei tee mitte midagi, ei tee mingit last, istusin ja nutsin seal. Nii nagu, see on nii desperate tegelikult. Et võib-olla ta isegi olnud, sest et talle ka natuke chillim olla, ta teab, et asi pole temas, aga lihtsalt pingeli talga peal. No vaene meest tehniliselt vägistatakse kogu aeg, Ja siis seal ma olin nagu täiesti kokku langenud omadega, nutsin seal. Ja siis kuidagi ta ikkagi ma sealt ära meelitas. pool viha, pool kirega sai tehtud ja siis ma istusin ja mõtlesin, et tead. Tuleb, mis tuleb. Jah, et tuleb, mis tuleb ja et ega sellisest olukorrast ei tule midagi, ma olin juba nii alla andnud. Ja siis pidin veel neid tablette sööma ja 10 päeva pärast pidin esimese testi tegema. Ja siis oli negatiivne ja siis olin selge, läksime sõbrannaga Lätti ja siis käisime linna peal ja siis veel tegin salaja vetsustesti, sest ma teadsin, et ma tahaks, mul oli ilgelt Bloody Mary, see kokteili isu nagu, siis ma olin nagu, igaks juhuks kontrollin, et äkki on vahepeal. Äkki on selle 1 või 2 päevaga juhtunud midagi. Oli negatiivne ja siis tegime sõbrantsiga paar kokteili ja läksime koju ja seal natuke paitas pead mul või hotelli läksime. Ja ma arvan, et mingi nädal aega hiljem äkki läksime siis elukaaslase uuele reisile ja seal reisil ja ma tegin seal ka testi ja see oli negatiivne. Selleks ajaks oli juba tegelikult pool kuud möödas ja või ei olnud isegi juba kuu oli möödas. Et ühesõnaga ammu oleks midagi näitama ja siis kõnnime seal ja olime Niitsas ja kõnnin ja hingeldan ja viskasin nagu pildi tasku kõndimise pealt. Ja siis elukaaslane oli ka, et teed siin mingit pulli umbes. Dramaatiline. Mul on nii paha olla. Ja siis aga seal reisil meil oli kuidagi chill, sest ma ütlesin, et nüüd mul on ravi peal vähemalt, et kui see kord ei õnnestunud, et nüüd ma tean, et mind järgmine kuu võetakse uuesti ette ja nüüd on nagu pool pinget oli maas, sest ma teadsin, et ma juba tegelen, et ma päriselt tegelen. Kuigi sa olid ju sellega peaaegu 2 aastat juba tegelenud. Just, aga nüüd oli nagu see, et ma ikkagi usun seda meditsiini ja siis seal ka ikka üks õhtu panime ühe korraliku sellise peokese maha 2 ja nautisime ja siis kui koju läksime, siis ma isegi mäleta, kuidas see olukord oli, aga ma arvan, et isegi nädal peale reisi,
ma arvan, olin 1,5 kuud juba tegelikult rase olnud selleks ajaks, kui ma päriselt teada sain, et ma rase olin. Sest et oligi, ma pidin hakkama ju uut ravi tegema, aga uut ravi ei saa teha, kui sul ei ole päevasid. Ja ma olin nii mures, et issand, et kas nüüd see ravi keeras tuks ja nüüd mul on uuesti metsas ja nüüd ma ei saa isegi ravi teha ja uuesti läksin põhja, helistasin kliinikusse, vaatame midagi nii pahasti. Siis läksin sisse ja sinna kliinikusse ja vaatasid, et oi, et teil on siin väike beebi juba sees. Siis mõtlesin, mismoodi, et see ei ole võimalik. Sul ei olnud ühtegi sümptomit ega mitte midagi peale selle, et lõpuks päevad ära jäid? Jah, et päevad ära jäid või olid juba pikemalt ära, aga mul oli niikuinii ebaregulaarsed, sest et mul olid kogu aeg, kas oli 20 päeva tagant või 40 päeva tagant, aga siis oli juba liiga palju, oligi mingi 1,5 kuud juba, on ju. Ja siis ütles, et sul on beebi ja siis ma ei uskunud, vaid nagu, et ma ei ole kindel, et äkki see on mingi muu asi seal, on ju. Siis nad tegid mulle veretesti ja kõik näitas, et see tõuseb. Siis ma ei julgenud veel kellelegi rääkida, paari päeva pärast vist tegime veel või ühele sõbrannale või 2 ütlesin, kes nagu selle protsessiga palju kaasas olid muga. Ja siis paari päeva pärast näitas, et see HCG oli tõusnud, ehk siis ma hakkasin uskuma. Ja tegelikult siis juba sain minna kliinikusse südamelõõke vaatama, et asi oli juba nii kaugel. Ja see oli nagu see oli siin, et vau! No kuidas sa mehele ütlesid, mis nagu ta tegi? No ta tuli kusagilt töölt või sõidust jälle ja siis istusin oma selle ultraheli-pildiga seal ukse peal ja siis ta oligi nagu vaatas otsa ja oli suured silmad. Ma ei tea, meestel tuleb alati üllatusena, et sa rase oled. Isegi, et sa nagu, isegi, et sa nagu tegutsed, on ju, 2 aastat pingutanud. Ja siis ta oli... Aga mis nimestad sulle endale tuli ka ju? Jaa, ei, seda küll, jah, ma ei uskunud, jah. Ja siis ei, ta oli selles suhtes kallistas ja tal ikka tuli pisarad silma ja et noh, ta oli, et no ja nüüd on nagu, nüüd on nii! et kokkuvõttes oli äge. Mis värk sellega siis on, et ükski nagu kodune test ei näidanud? Ma ei tea. Siiamaani ei tea? Siiamaani ei tea, sest see on täiesti sür tegelikult. Ja ma ei kujuta, et kuidas see üldse sai niimoodi olla. Kõik imestasid, sest praegu ma tegin inimestega koos neid teste, on ju. Ja ma ei kujuta ette, aga noh, ütlengi, et see esimene rasedus on praeguse rasedusega, mis tuli ise, on nagu nii teistsugune. Et see rasedus, mis praegu oli, ma arvan, 3 nädalat, oligi päevadest 3 nädalat möödas ja ma tegin ka mingi tunne oli lihtsalt, tegin testi ja kohe näitas. Ja see oli veel nii väike rasedus, et noh, ma ei tea, kehad on uskumatud asjad. Aga kui me tuleme korra selle munaraku reservi juurde, siis kas see on nagu sellest, ma olen seda podcasti teinud juba peaaegu 4 aastat ja on inimesed ikka rääkinud oma viljastumise teekonnast ja sellest ei ole nagu väga palju varem räägitud või kuidagi ühe korra ma olen kuulnud, et see on teema. Et kuidas sellega on, kas see nagu võib juhtuda, et see kasvab või see ikkagi on niimoodi, et ta ainult kahaneb, et mingit sellist kasvuvarianti ei ole? Ja no kasvuvarianti ise ei ole, sest et me sünnime naistena kõik mingisuguse munaraku arvuga, koguga ja need vaikselt siis sealt kuidagi pudenevad, on ja. Et kas siis ma sündisin vähemaga või lihtsalt kuidagi elu tegi nii, sest et ega tegelikult ka mul suguvõsas on veel inimesi, kes ei ole saanud ise rasestuda pärast, et noorena on saanud ja pärast enam ei saa, sest ja ongi samasugune mure ja on pidanud ka kunstlikult. Et see võib olla puhtalt geneetiline ja keegi ei oska öelda, sest et ma võisin öelda küll, et issand, et kas see, et ma kunagi noorena pidu panin või siis ma tarbisin mokatubakat, on ju, popp-aeg oli ju siis, kui need tulid, kõik tegid. Ja muidugi sellisel hetkel sa hakkad mõtlema absoluutselt iga asja peale, et issand jumal, ma ei tea, ma kõndisin sealt posti, kolmnurkse posti alt läbi on ju ja et äkki nüüd selle pärast, et sa hakkad peast ketrama nagu kõiki neid asju. Aga siis tõid mulle arstid ka paralleele, et aga nagu vaata näiteks selline rõve halb näide, aga ma ei tea, fentanüüli-tarbijad või igapäevased heroiini-tarbijad saavadki iga 9 kuu tagant uue lapse, et nad on nagu aastakümneid näinud vaeva, et mitte tervislikud olla
ja siis neil tuleb, et see me ei saa nagu süüdistada ennast sellistes asjades, aga no paratamatult see aeg, kui ma seal olin, ma ikkagi süüdistasin ja ikkagi nutsin ja pigem heitsin ette umbes mehele, et sina ei ela sellise probleemiga, sina saad lapsi, ja pluss ma teadsin, et tal on nagu mingid kogemusi varem olnud ka ja siis ma olingi, et tunnedki, et sa oledki see mõttetu inimene, sa ei suuda teha seda, mida sa kõige rohkem tahad, milleks sa tehniliselt nagu võiksid olla loodud, on ju, meie naised, et võiks ju see eeldus olemas, et me saame. Kuidas sa juba enne ka ütlesid, et te päris palju ikkagi tülitsesite sel teemal ka, et ma saan täiesti aru, et naine ongi väga haavatav ja sul tulevadki kõik sellised mõtted ja mehed tegelikult ka paratamatult lõpuni nad ei mõista seda, eks, et ta saab kõrvalt aru küll, et sul on hästi valus, aga mis su sees toimub, siis tegelikult ta ju ei saa aru. Ja kui te ei olnud veel väga pikalt koos ka olnud, et kas te üldse arvasite, et selles mõttes, et see suhe jõuab sinna lapseni? Me mõlemad oleme sellised mitte allandjad, et me kordagi mõelnud ei jõua või selles suhtes ei olnud kordagi selline, et nagu tüli lõppeks sellega, et me nüüd lahku lähme või et see ei olnud isegi variant, et ma teadsin, et ta on mulle toeks. Kannatab kõik ära. Ta kannatab kõik ära, lihtsalt võib-olla ta ei osanud mulle, ma teadsin, et ta on nagu toeks, et ta on olemas, aga ta ei osanud mulle olla olemas. Ja see on asi, mis on kohati isegi aru saadav, et kui meest võib-olla ei ole õpetatud ka, ja ta ise ka pigem teistsugusest lapsepõlvest, et siis kui ei ole oskuseid, siis see on selline. Ja tihti on ka see, et võib-olla naine ei oska ka täpselt väljendada, kuidas ta tahaks, on ju. Et samas sul võib üks päev, sa tahad, et ma ei tea, et sa nutad tal õla peal, paitab pead, järgmine päev sa võib-olla tahad, et ta ütleb sulle, et kuule, võta ennast kokku ja ma ei tea, lähme õue kõndima, on ju. Et selles mõttes need soovid võivad ka ju muutuda, on ju, siis ongi. Et ma võib-olla ei osanudki tol hetkel ise ka väljendada, sest ma olin selline, ma olen terve elu olnud selline, et saan ise hakkama kõva muid 5000, et kuidagi ma ise võib-olla lukustasin ennast sinna, et ma olen selle murega üksi. Kuidas sa selle otsuse vastu võtsid, et minna teraapiasse ja psühholoogi juurde, et kui sa ütled, et saan ise hakkama, et mis hetkel sa tundsid, et sul võib-olla oleks ikkagi vaja nagu? Ei, selles suhtes, et olen, ma arvan, läbivalt seda teinud aastaid nagu puhtalt sellepärast, et võib-olla mulle ei meeldigi oma inimestele kurta ja kõigil on mured ja ma parem maksan kellelegi, kelle töö on. et seal neutraalne pind tehniliselt. Ja tal on ka võib-olla mingi selline teine vaade asjal, eks ju, et ta ei ole nagu kuidas ma ütlen, intiimselt seotud või nagu ja. Pluss mul ikkagi sõbrannad olid ka sellised, kes ise rasestusid ja siis see oli selline, et ja mõni ka otsustas mitte jätkata oma rasedusega ja siis see tundus minu jaoks see, et kuidas ma lähen räägin nagu inimesega, kellel on võib-olla nagu oleks kõik olemas, mida mina tahtsin ja siis, et ühesõnaga, lihtsalt tundus ja pluss, eks me partneritena ka käisime ikkagi baariteraapias, et see tuli vajalikuks ja õnneks oli väga mõistav partner. Kuidas see sõbrannade rasestumisega oli, et oli sul selline, ma olen ka kuulnud lugusid, et sa oled ühest küljest, oled nagu rõõmus, aga teisest küljest, et miks mitte mina, et ma olen ju nii palju vaeva näinud ja nii palju tahtnud, eks ju. Ma kunagi ei mõelnud seda nagu, et issand, et miks mitte mina, ma pigem olin see, et andke need beebid mulle, mis te teete. et mul ei ole nagu sellist kadedust olnud ja ma ei nutnud kodus patja umbes nüüd sellepärast, et nad said või saavad või otsustavad midagi muud teha. Mul pigem oli lihtsalt see, et võtke see kingitus vastu, kui see tuli. Lihtsalt, sest mu mindset oli selline, et kuna mul oli keeruline, siis laps ongi kingitus, et see on tavapärane asi, et kui ma nagu mõtlen, et kui ma oleks praegu saanud lapse, ma ei tea, kogemata mitte oma kindla partneriga, ma oleks ta ikka vastu võtnud, sest et minu jaoks see on täielik, see on ime ja et lihtsalt ja mõni teine, kes oleks sellises olukorras, ma oleks mõelnud, et see ei ole okei ja ta ei oleks jätnud ja võib-olla see olekski lapsele parem olnud, aga lihtsalt minu peas oli see mõte nii teistmoodi, et ma ei olekski saanud nendega selles osas vestelda.
Kuidas su rasedus kulges? Oi, mina mäletasin, et see oli ülihea rasedus, aga mul oli just uue baby shower ja siis seal ma ütlesin ka, et oi, et see rasedus praegu on ikka nii kohutav võrreldes selle eelmisega ja et eelmine oli ikka ilus, kõik, mis sa ajad, et mida sa räägid, sul oli kogu aeg üks häda ja viletsus, ohkisid ja puhkisid ja paha oli alla, olid pikali ja ma üldse ei mäletanud, aga mul oli eelmine rasedus vist nüüd, kui hakkan mõtlema, oli jah, väga varakult, ma pidin hakkama bandaaži kandma, sest ma hästi ruttu läksin hästi suureks. Mul oli töö, oli hästi pingeline, siis tegelikult ju perel oli ka ikkagi selleks hetkeks juba rohkem pingelisem ja kõik oli selline, kõik oli, oli katsumus ja mul oli ju ka selline olukord, et eelmine rasedus 25. rasedusnädalal ma läksin juba peaaegu sünnitama, et saime küll, ma ei tea, mismoodi selle asja nagu kinni, et avatus... Sa olid reisil siis, on ju? Ma olin reisil, jah, et siis avatus ikkagi läks, ma olingi 5 päeva, reis oligi vist 6 päeva ja sellest 5 päeva ma olin nagu haiglas, on ju, et sõbranaga ja siis saadi see kuidagi peatuma, ma ei tea, kas see oli mingi pingelangusest või just tuli pingest või see oli stressist või see oli sellest, et ma olin nagu kodust eemal ja siis ma mõtlesin, et lähme teeme hästi palju samme ja no kokkuvõttes ei tea, mis see kõik oli. Mul oli lihtsalt tol hetkel ka keeruline periood elus. Ja siis ja ta beebi tuli mul ka ikkagi varakult, et 34. nädalal ma läksin Eestis siis sünnitama ja seal juba öeldi, et noh, et ei ole midagi teha, et siin nüüd paar päeva hoiti sees ja nüüd tuleb, on ju. Et keha vist oli ikkagi nendest hormoonidest ja kõigest oli pigem oli ka kurnatud pluss elu, see stress, mis ma kaasas kandsin ja mul oli konstantne stress ka sellepärast, et kuna see laps ei tulnud tehniliselt ise, vaid tuli ravi ja abiga, et siis äkki tal on rohkem tervisemuresid, äkki, ma oma peas lihtsalt suutsin kõik üle mõelda, sest et me tegime, meid saadeti Niptifile'e tasuta ja siis oligi, et kui see tasuta sinna lähed, siis on mingisugune suurem risk, on ju, siis mitu korda käisime seda kuklavolti mõõtmas, on ju, mingi 2 või 3 korda, sest ta ei näidanud, ma mõtlesingi, et täitsa tuksis, et pidevalt elasid nagu hirmus, mis võib-olla oleks saanud ise seda maha tõmmata ja olla nagu, et ei, et kõik läheb hästi, läheb nii nagu läheb, aga tead, oli ikka mure, sest nii väga oli nagu, nii väga tahtsin, ja. Et ei, aga lõpuks tuli ikkagi, praeguseks ta on nagu kõige pikem poiss enda vanustes, ilge latatara, üliäge inimene ja väga tasakaalukas, et täiesti teistsugune võrreldes minu ja isaga, et me oleme 2 tulekera ja siis tema on selline väike nagu väike malbemiisu ja et kasvatab meid hästi. Ja. Kas sa said seal 25. nädalal mingi diagnoosi? Emakakaela lühenemine? Mul oli emakakaela lühenenud, aga ja siis oli avatus ka, oli vist 2 senti või miskit, aga ma ei tea, mis mulle seal tehti Küprosel, kui ma tulin Eestisse tagasi ja Eesti arstid vaatasid seda rekordit, või mis rekord, nad ütlesid, issand, me ei tea ka, mis siin on, nagu, et mis nad muga tegid seal, et ühesõnaga ta kadus, midagi selle emakaga ei olnud Eestis viga. Võib-olla siis lihtsalt keha ütles sulle, et kuule, et slow down. Võta rahulikult ja vaimselt kui füüsiliselt on ju. Ja pärast seda pandigi mind tehniliselt nagu, kus ma ütlen, voodirežiimile, et ma käisingi, tegin ainult oma tööasju ja siis kavatsesin vist oligi peaaegu 2 kuud enne sünnitust nagu koju jääda, aga too viimane päev, kui mul oli töö juurest, siis ärasaatmispidu, siis sellest järgmise hommikul ma läksin haiglasse sünnitama. Ehk siis puhata ma ei saanud. Kui sul juba esimese lapsega oli nagu väga minimaalne tõenäosus rasestuda ja üldse põhimõtteliselt sisuliselt nullilähedane, siis kas pärast sünnitust see tõenäosus nagu kahanes või oli sama? Issand, tegin küll ju. Ühesõnaga, oli mingi periood siis, kus lapse isa soovis väga, et teeksime ühe lapse juurde, aga mul oli vist mingil määral see rasedusjärgne depressioon, sest et laps tuli nii palju varem, esimesed 3-4 kuud olid iga 3 tunni tagant tema toitmised sondi, rinna ja kaalumisega, et
ja süstlaga ja topsiga, et ei tahtnud talle lutipudelit anda, sest ma väga tahtsin imetada. Ehk siis ma olin päris nagu plätu. Ikkagi keeruline oli, ju. Ja kui ma lõpuks ennast tagasi sain, siis ma otsustasin, et ma ikkagi vist ei taha praegu teist last ja siis läks mõni aeg mööda, kui ma ennast nagu uuesti, oligi ma arvan aasta ja paar kuud, siis ma ühel hetkel hakkasin särama ja siis ma ütlesin, ei, tegelikult oleks ju vahva, et ma olen mitut laste kogu aeg tahtnud, et kui nad oleks koos, noored nagu pisikeselt, siis see on ju neile ka parem. Ja siis ma käisin seal kliinikus ja ega seal nagu paranenud midagi ei olnud, aga nad ütlesid mulle kohe, et kuna eelmine laps tuli niimoodi, siis nüüd ma võin kohe raviga alustada. Öeldigi lihtsalt, et helista, hakkame pihta. Et ei pidanud enam kontrollima midagi. Just, et öeldi, et nüüd anname ainult minna. Aga siis meil ikkagi tuli lahkuminek ja siis ma matsin selle mõtte maha, et ei tule ühtegi last siin lähiajal, ja ma arvan siis, kui väga pikk 2-aastaseks sai ja siis me hakkasime uuesti kuidagi, olime 9 kuud lahus ja siis hakkasime uuesti lapseisaga suhtlema, nagu uuesti teraapias käima, sest mõlemal oli soov ikkagi see pere kuidagi kokku viia ja lahus oldud aeg küll kasvatas mõlemat ja tõi selgust, aga ikkagi see oli, et äkki peaks veel pingutama, et nagu ja siis me pingutasime ja juunis me ikkagi otsustasime, et me nüüd jätkame uuesti perekonnana aga ma ütlengi, et ei olnud nagu lapse plaani. Me olime selles osas meil, kui just oled nagu parandanud, hakkamas parandama midagi, uuesti üksteise nurki lihvima, et nüüd me olime ausamad üksteisega, et nüüd on nii ja nii ja nii, ja ma tahan seda, ma tahan seda. Just, et pidime nagu üksteisega tegelema. Et virutame selle beebi sinna plaastriks peale ja loodame, vaata paljud ja tegelikult mõtlevad ka, et juba suhe on nagu lappes, et aga äkki laps, kas või esimene laps või äkki teine või kolmas või mis iganes laps, äkki see teeb korda, on ju? Ja ei, see kindlasti ei olnud, sest et me mõlemad rääkisime, et me tahame aga tema pigem lapsi saavutus ka, et mõistlik on ikkagi oodata, kuigi enne seda ta kogu aeg ütles, et lähme kokku tagasi, lähme teeme veel lapsi, et see võib-olla kuklas motiveeris, on ju, aga koos olles saime aru, et me peame ikkagi väga palju veel tööd tegema. Ja siis oligi, järsku oli niimoodi, et juuni lõpus kolisime tagasi ja siis oli meil juulikuu oli super ja sealt edasi ikkagi kuidagi pigem mõistsime, et võib-olla oli rutakas otsus ja et me toimime paremini nagu laste vanematena kui partnerite ja elukaaslastena. Aga selleks ajaks siis tuli välja niimoodi, et ta oli veel kusagil pikal tööreisil või oligi mingi pikk periood, kus ta pidi hästi palju tööd tegema ja siis ma arvan, et me jõudsime mingi võib-olla 1 või 2 korra nagu olla korras ja siis ta oli veel ära ja me pidime sõbrannaga minema peole ja siis mõtlesin, see on nii imelik tunne nagu, et me pidime väga suure sellise peo maha panema, kus ütlesime, et me olime hästi pikalt olnud tublil trennilaine ja niimoodi ja mõtlesime, et aga tahaks nüüd nagu suvelõpupidu, et paneme, et laps on hoida 2 päeva kellegi juures on ja et oleme korra noored uuesti. Ja siis mitte, et sa eriti vana oleks, sest nagu oleme ekstra noored. Ja siis mõtlesin, aga tead, ei, mul ei anna rahu, et ma teen testi ja ostsin õhtul testi ja siis ma hommikul mõtlesin, et kui märkan, siis ma teen. Aga mul oli lihtsalt see tärevus oli nii suur, et ma ärkasin mingi kell 5:30 hommikul. Siis mõtlesin, ma ei tohiks. Siis ma olin nagu, ei, ma ikka teen. Ja mul just tol õhtul veel oli mul laps Kaisus, on ja siis ma ronisin ta Kaisust ära ja siis läksin vetsu testi tegema. Kohe tuli 2 triipu. Või see oli niimoodi, et ma tegin ära, siis pesin käed ära ja võtsin selle testi kätte. Alguses ei olnud, aga siis kohe tulid need tumedad triibud. Ma mõtlesin, issand jumal, et nagu ei ole reaalne ju. Nagu mis mõttes, et see tähendab seda, et põhimõtteliselt ma olen 5 aastat või 8 aastat proovinud iseseisvalt last saada,
kogu aeg teinud iseseisvalt nii-öelda, on ja pole kordagi rasedaks jäänud, mitte ühtegi upsi, mitte midagi. Ja nüüd, kus tehniliselt isegi ei oleks pidanud jääma, on ja, siis oli see, märgid olid peal. Ja siis ma ütlesin sõbranna, läksin magama tagasi, mõtlesin, ma magan natuke veel. Ärevus oli ikka nii suur. Et mõtlesingi, et... ja siis ma 1,5 tundi olin seal voodis lihtsalt. Pikutasin, ma mõtlesin, et mul oli asi, et ma olin 2 nädalat, olin hästi palju vetsus käinud. Nagu, ja ma mõtlesin, et äkki mul on mingi neeruhäda ja siis ma ChatGPT-ga jutustasin. ChatGPT ütles, et selle neeruhädadega võib ka veel mingi umbes vale positiivse anda. Ja siis ma olin nagu, et see ei ole ju reaalne. Nagu ei võta vastu lihtsalt seda. Ja siis tegin ikkagi 1,5 tundi hiljem uuesti nagu teise testi ja see oli ka kohe. Siis ma olin täitsa lõpp. Helistasin, siis kohe, kui kell oli nii palju, et sai SYNLABi helistada, siis helistasin SYNLABi, et tegin seal veretesti aja nagu läksime nagu võtsin oma teise lapse kaasa, läksin päkapikuga sinna ja siis istusin seal tutsad, väristasin oma jalga ja siis beebi oli, minu poiss oli süles ja andsin analüüsi ja siis ütles, et hästi toredad need testijad olid, et siis ma ütlesin, et no vaatame, et kas siit tuleb või vend või ei tule, ma ei tea. Siis need olid ka, et mis sa soovid, ma ütlesin, no ma soovin, et ikkagi, et tuleks. Ma nagu mingil määral, ma overshare rääkisin nendega ka, et see on praegu selline üllatus mulle. Ja siis nad ütlesid, et hoiame siis põidlaid. Ja siis tuligi nagu 2 tundi hiljem see vastus on, et täitsa on. Ja... No mis tundega sa vaatasid seda vastust? No ma olin pigem nagu elevil. Selles suhtes mul ei olnud enam isegi vahet, et mis olukorras meil see suhe oli. Ma olin pigem see, et appi. Esiteks... Et what are the odds on, what are the odds? Teiseks, ma ju tegelikult tahtsin lasta, aga ma olin selle mõtte maha matnud sõbrannadele kõikidele mõtlesin ka, et ei, ma ei taha enam mingit lasta, et nüüd ma teen lapse alles siis, kui poeg läheb kooli ja nüüd ma tegelengi endaga, oma karjääriga uuesti. Ja kõik. Sina teed, inimene teeb plaane ja jumal naerab öeldakse selle peale. Just, et ma olin ikkagi väga õnnelik aga jälle see denial oli nii suur, et kuna see rasedus tuli hästi varakult, siis ma läksin ju kohe, reedel tegin testi ja esmaspäeval läksin sinna haiglasse, tahtsin nagu arvele võtta, siis see oli ju nii väike rasedus, nad ei näinudki teda. Siis ma juba olin, et issand jumal, et ei olegi ja juba jäin ilma ja siis et ikkagi oli neeruprobleem on ja siis 2 kuu või 2 nädala pärast pidin uuesti minema, et otsivad südamelöök, et oli küll see kasvanud või oli tekkinud mingi asi, mida nad näevad, aga nad saatsid mind teise haiglasse, sest nad ütlesid, et nendel ei ole piisavalt hea praegu see aparatuur, et näha, et kas ta päriselt on päris umbes on ja siis me läksin veel teise haiglasse ja seal nad ütlesid, ei, et see on täitsa päris. Mis sul oli siis umbes mingi selle esimese testis tegid siis, ma ei tea, mingi 3-4 nädalat oli ja siis läksin, lõpuks oligi ikkagi süda lõi õigel ajal ja siis läksime Oskari testi, läksime tegema, siis Oskari testis oli kõik nagu tulemused olid kõik palju paremad kui esimese rasedusega, seal ma nagu ütlesin, et kas ma saaks äkki niimoodi, et ma saaksin selle MTFi tasuta ja siis nad ütlesid, teate, me väänasime nii, kuidas me saime et proovida, et äkki saaks, aga ei, kõik on nagu, tundub liiga hästi vaata, siis ma olin mingi et vaata nagu 2 paralleeli, et ühes sa nagu nutad, et sa saad MTFi ja talvasti teinekord teises sa oled, et appi ma tahan seda saada, et teada saada, et kõik on hästi, aga siis ei, lapse isa ikkagi südamerahustuseks ostis mulle selle, et mine tee ära, et ole rahulik on. Kuidas sa lapse isale teatasid? No ta oli tööl ja ma kohe helistasin talle, kui need analüüsid tehtud olid ja siis tegin videokõne ja siis ta on mul selline armas hellake, et ta oli jälle pisart silmas. aga ta oli realistlikum selles mõttes asjade osas, et pärast ikkagi rääkis, et see nagu ei olnud nagu selles suhtes õige aeg on ju, aga ei meil nagu mingit sellist vestlust ei olnud, et nüüd, et seda last ei tule. Jah, sest ma ütlesin, et ta tuleb ja ega ta mulle vastu ei vajata. Et saab, mis saab, ma võtan ta vastu ja ta ka on ikkagi õnnelik, et ta on nagu lastele väga hea isa, et ta ka ootab ja et selles mõttes, kui te olite sellest juba nagu nii rääkinud, et teil oli üks laps, et see ei ole nagu see, et see on, et lähed lahku ja see on kuidagi esimene laps, et see nagu ei pööra sinu maailma pea peale, eks ju, et see on ikkagi selline nagu läbikäidud tee ja
1 või 2, no põhimõtteliselt ei ole vahet. No jah, sest et lapsi saadab veel. Ma mõtlesin, aga need teistega. ja pärast istume siin 2 aasta pärast. Sa oled 3. lapse ootar, ütled, näed, me ikkagi otsustasime, et me läheme kokku tagasi. ja ei, vaatame. No kuidas sul Dion Aaron on ta? Jah, Dion Aaron, jah. Kuidas tema siis lõpuks selle uudise vastu võttis, et temast suur vend saab? Ta võib-olla ei ole veel hästi sellest aru saanud, et ta lihtsalt vaatab mu naba, et see naba läheb iga päevaga aina koledamaks, et lihtsalt tuleb välja. Et esimesed paar kuud, kui ma ütlesin talle, et meil on tita kõhus, siis ta tahtis kogu aeg mu kõhu peal magada. Aga mul oli, ütleme niimoodi, et kui eelmine rasedus ma hädisesin või olin hädine selles mõttes, et raske oli kõhtu kanda ja ennast kanda ja siis olid nagu raske oli vist magada, et mingid unehäired olid, siis selle rasedusega oli mul algusest peale mega iiveldus. Et kohe, kui ma teada sain, et ma rase olen, kohe kas paha. Ja mulle kirjutati veel... No vaata, esimesega sul 1,5 kuud põhimõtteliselt ühtegi sümptomit ei olnud, nüüd said kõik korraga. Nüüd sain kõik korraga ja kasut pidingi vist 16 ja 17 nädalat neid Xonvea raseduse iiveldusvastaseid tablette kasutama. Ja kui ma jätsin 1 päeva vahele, ma sain üks päev isegi nagu paanikahoo, et mind vidi haiglasse, ma ei saanud hingata, sest mul oli nii paha olla. Mul oli nii paha olla, et mul läks nägu lillaks, et nagu lapse isa viis mind haiglasse, sest et mul oli nagu, see oli tõesti ebareaalne. No eks võib-olla oli väike mingi stress ka taga, aga siis oli veel paha olla ja siis ma olin autos ja siis ma olin nagu ühesõnaga, et 16 nädalat jah. Ja terve see aeg ma olingi lihtsalt survival mode'is, ma ei tundnud mitte midagi, ma ei tundnud rõõmu, mul oli lihtsalt see, et nagu mul on nii olla, no täiesti õudne oli. Aga 17. nädalal kuidagi see kadus ja nüüd on ainult need tavalised hädad. Selg valutab ja kogu aeg on mingi närvijama, mingi puusade ja jalgade juures, et lonkad 1 jalaga, siis lonkad 2 jalaga. aga beebi on väga vaagnas, mis oli ka nagu Dioniga. Et ta istus mul seal täiesti põhjas all alguses saati ja ta ei tulnudki ülesse poole. Ehk siis see ikkagi juba surub nii palju ja... Ja, et pigem on jah selline, see minu keha eripära tundub, et võib-olla see pressib neid välja, kes teab on ja, et nagu ei taha sinna ülesse poole üldse tulla. Aga jah, siis Dion seal mul kõhu peal proovis magada mingi aeg, ma mõned nädalad suutsin, tead, vaata, kui sul on nii paha olla ja siis ta sul vedeleb seal kõhu peal ja siis sul see hing, süda on nagu paha ja sa pidin teda vaikselt hakkama natukene nagu külje peale pressima ja ta ikka streikis vastu, ta ta tahab kõhu peal olla, ta tahab seal olla ja siis mingi hetk ta oli, mina panen teda iga õhtu magama ja siis tal oli ka see siis tekkis nagu mingi streik või et ta oli nagu solvunud mu peal ja siis mingi korrad nagu keeras mulle selja õhtut ja siis ma olin aga ei, nüüd kuna kõht on nii suur, siis ta nagu teab, ta juba näeb ja hakkab aru saama. Ta teab, et seal on tita, kes varsti tuleb, on ju, et tuleb tema juurde ja temaga mängima ja ta juba teab, selles teab õe nime ja räägib, et emme ja siis ema ja tema on ju. Et praegu tundub, et on hästi ja ütleme niimoodi, et Dion on väga oodatud laps nagu igas mõttes, et oli väga oodatud, et kõik sugulased, kes meil on, kõik on nagu lihtsalt tahaksid teda, meil vahepeal on vanaemadega võitlus on ju, et kes saab on ju. Et siis kõik muretsevadki nagu selle pärast, et umbes kas tüdrukule ka jätkub? Jaa, et kas tüdrukule ka jätkub. Oi, küll ta, kui ta kohal on see väike printsess. Et nad ongi, et keegi ei muretse keegi ei muretse Dioni pärast, kõik muretsevad tüdruku pärast, et lihtsalt nagu, mitte nagu halvas mõttes, vaid naljaga, sest et kõik tahavad, et siis Dioni tunneks ennast nagu ära unustatuna on ja et me kõik püüame nagu mõelda seda, et kuidas teha nii, et mõlemad lapsed tunneksid ennast nagu väga hoituna, aga kuna Dionike on ka meil natuke selline hellam, pehmem poisike, siis ta lihtsalt vajab rohkem ka sellist tuge hoolt, aga tal on see ülitundlikkus, seega ta on mingid erinevad, me peame natuke mingid muud moodi temaga suhtlema ja käituma on ja et siis see on nagu selline põnev, et mismoodi see nüüd tuleb, kui see peepsu tuleb.
Ma arvan, et saate hakkama. Jaa, ja kindlasti. Kuidas sa rääkisid sellest raseduse füüsilisest võrdlusest, aga kuidas see vaimses plaanis on, et esimene ikkagi sa ütlesid, et sa kogu aeg muretsesid, et kas sa praegu oled nagu chillim? Ma olen selles suhtes chillim, nüüd ainult see, mul on nüüd oli 26 nädal on praegu käimas, siis eelmine nädal mul oli vist see mingi kehatrauma väike või mälestus, et kuna eelmine rasedus seal 25. nädalal see beebi tahtis välja tulla, siis mul eelmine nädal oli veidikene selline ärev. Aga siis sa said nagu sellest nii-öelda kuub või sellest nädala numbrist üle, eks ju? Ja siis oli chill, et kui varem oli niimoodi, et aeg venis ja ma iga päev vaatasin, et et kui suur see beebi praegu on, siis see rasedus on täiesti niimoodi, et tead, sul on see peaaegu 3-aastane, keda sa pead elus hoidma, ise siis tegeled nagu oma selle perelahendusega ja kõigega, et kuidagi see beebi praegu kasvabki juba kasvab ise, et enam ei mõtle, mulle meeldib lihtsalt vaadata iga nädal, kui saab see nädal täis, ma lihtsalt vaatan, et okei, guugeldan, nii, mis see rasedusstaadium praegu on. Ma pigem vaatan nagu seda, et ma ootan seda hetke, kui öeldakse, kui seal on kirjas, et nüüd, kui beebi ise sünnib, et siis ta saab hakkama. Et mul on lihtsalt natuke mure sellepärast, et joon tuli varem, 6 nädalat. Et kuidagi nagu hinges oleks rahu, et millal ma nagu saan nagu natukene paremini hingata selles mõttes, et lihtsalt hoiame kõik põidlaid, et oleks kaua sees. Sest seda enneaegsega haiglaelu võib-olla ei tahaks uuesti teha, eriti kui sul on siis see toddler kodus, kes sõltub sinust ja iga õhtu nagu ongi sinuga harjunud ja et see on ainuke mure, mis mul on, aga ta ei ole selline konstantne, vaid see ongi lihtsalt loeme võite iga nädala lõpus, et yes, 1 nädal sees hoitud. Et nagu 1 uus nädal sees hoitud. Et jah, mududa jah, tõesti, tuleb, on seal kõhus, lööb, siis ma vaatan lihtsalt kellaaegasid, et praegu ongi see aeg, millal tal üleval on. Peas mõtlen, et huvitav, kuidas see seal uue nagu jooni unegraafikuga sobib. Et eks ma praegu jah, nii palju muid asju on ka, et see rasedus iseenesest nagu läheb ise, kaob lihtsalt. Ehk siis võrreldes esimesega sa oled ikkagi suhteliselt rõõsa ja rõõmus rase praegu? Ja, et absoluutselt. Ja isegi, et nagu on nagu mingid muud asjad seal taustal, siis kuidagi vaimselt nii palju tugevam, sest et esiteks ma tulin nagu nii raskest kohast välja, et just see jooniga kogu see protsess ja siis need esimesed kuud ja kõik need imetamisprobleemid ja lõpuks imetasin teda aasta aega, et sain kõik pakkuda, mis ma soovisin, et ma tean, et saab hakkama. Ja mul sõbrannad, kes soovisid imetada, aga ei saanud, siis lapsed on ikka sama ägedad ja tublid, et ma ei stressa enam millegi pärast, ma tean, et läheb nagu läheb, tuleb peaasi, et tuleb nagu tervelt ja see asi, see protsess on läbi käidud. Ma tean, et magada ei saa. Ja ma nii kuni ei ole saanud, sest et see rasedus, mul on lihtsalt kohe, kui ma rasedaks jäin, see insomnia tuli peale, et ma olen juba nii karastatud, et nagu proovi ainult plika. Bring it on, lihtsalt. Proovi ainult midagi veel nagu hullemaks teha. Kas kuidagi arstid ka, kui sa läksid siis arvele võtma, oli teil ka sellest juttu, et kuidas see siis võimalik on? Et kui nagu nii nulli lähedane, et kuidas siis nüüd nii läks, et ikka mitte mingit tuge tegelikult ei olnud vaja? Jaa, see number 1 asi, mis on, kui mõelda nagu esoteeriliselt on ja siis ikkagi 0 pinget oli mul. Ma ei mõelnud sellele. Mu keha ei olnud stressis, mu keha oli, võib-olla tol hetkel oli isegi nagu väga heas kohas omadega, sest ikkagi olime just uuesti vast armunud ja nii edasi. Ja teine asi see, et ma arvan, mul on tunne, et see esimene rasedus lõi mul hormoonid või kuidagi selle tsükli ja kõik paika. Enne seda mul oli väga korrapäratu. Tihti, kui ma seal kliinikus käisin, siis nad vaatasid, et see munarakk nagu ei saa valmis, mis seal on ja kukub enne ära või siis saab hästi ruttu liiga valmis, kukub ära. Et kui oligi, kui mul 19 päeva tagant juba hakkasid päevad või kui hakkas 40 päeva tagant, siis ta nagu vindus ja siis... No siis ta ilmast ei ole kelulooma enam. Just, et
et ma lihtsalt praegu, kui ma imetamise lõpetasin ja mul mingi hetk need päevad algasid, siis pigem oli nagu kellavärk, et ma arvan millegipärast, et see oli ka tugev nagu selline mõjutaja, et ja ma arvan jah, et see tsükli osa tegelikult oli suuresti. No väga vähe kuidagi, või üldse nüüd juba hakatakse rääkima selliste viljastumisprobleemide ka vaimsest poolest, et, ja üldse nendest probleemidest, et ma ei tea, 5 aastat tagasi oli see jumala tabu ja otsisid tikutulega kedagi, kes ma ei tea, on teinud kunstlikku viljastamist või kui keegi sellest rääkis, siis eriti keegi enam ei rääkinud, on ju, nüüd vaatad Instagramis, neid on nii palju, kes räägivad, et mis arvad, miks sellest ei räägi, et sina räägid jumala avameelselt praegu, et te olite mehega tülis, sina ise olid täiesti crazy ja nutsid, ma ei tea, röökisid, põhimõtteliselt märatsesid, on ju, et aga miks sellest nii vähe tegelikult räägitakse? Okei, nüüd räägitakse rohkem kui varem, aga ikkagi miks? Ma ütlen niimoodi, et ma ühesõnaga, muidu mul on veel 4 sõbrannat, kes on ka praegu, või kes on kunstliku viljastamisega lapsed teinud või kes on hakanud tegema, mitmeid kordi teinud, ei ole õnnestunud, siis panevad ameti maha nagu, ja siis tuleb ise, et neid on nii palju, aga mis minu kogemus oli see, et kui me olime juba mingi aeg proovinud ja siis me ei jaganud ju teistega, me ei jaganud perekonnaga, et kuule, me nüüd tegutseme, et või üldse, et proovime lapsi saada, siis pidevalt see vanematega laua taga istumine. Kuidas on ja millal tuleb, kas te teete lapsi või te ei tee või ma nii tahaks juba seda ja seda ja seda, et nagu esiteks nagu ei jaksa targutamist kuulata, sa ei taha nõu saada. Kui ma kellelegi julgesin rääkida, siis kõik võid, ära muret, see tuleb. Ma ei viitsi kuulata sellist jama nagu ma aasta otsa ei muretsenud, ei tulnud. Ja, et isegi lihtsalt see, nagu see ühiskonnas surve, siis kõik hakkavad analüüsima, et miks sul ikka nii oli ja et ongi, või siis hakkavadki keegi, kes sinust väga hoolib, hakkab liiga palju sinna nagu oma aega panustama, et see on selline asi, mida sa tahad nagu, minu mõttes on see, mida sa tahad ise kuidagi, sa ei taha et keegi teine sellega seotud oleks selles mõttes. Et sa teed nagu nii kõik juba selleks, on ja, et vaevalt, kui ma ei tea, suvaliselt ütlen, et vanaema ütleb, et ma ei tea, ole pärast seksi jalad üleval, et vaevalt ma ei ole seda juba proovinud, eks ju. Täpselt, ma olin kõik asjad proovinud ja et kirveid voodi all ei olnud või midagi. Et lihtsalt see on üks asi, et sa ei taha jagada, sest et sa ei taha saada targutamisi, õpetamisi. Teiseks, ma ei tea isegi, kas, võib-olla see on ka selles mõttes tabu olnud, et tuleb see sama vale häbi, et ma ju olen ju naine, ma peaks suutma, siis kunagi ju vanasti oli ju see, et kui sa lapsi ei saanud, siis sa olidki ju damaged goods, ja see oli ikkagi, mis sa teed sellisega. 27-aastane lastet on ühiskonnal ohtlik element või mis see väljend oli, eks ju? Täpselt, et sellised asjad, ma ei tea, kuidagi see on ikkagi nii isiklik asi, on ju, et ja, et ma hakkasin ka alles siis jagama, kui laps kohal oli, et meil oli see nagu kunstlik, või mitte kunstlik, aga pooleldi siis. Oli tuge ikka vaja, jah. Et ma ei tea, praegu on isegi hea, kui sa kellegiga jutustad ja jagad, et inimesed, mulle meeldib edulugusid kuulata, mitte nagu selles mõttes, et keegi ütleb mulle, mida ma tegema peaks, vaid keegi ütleb, et ma sain umbes niimoodi ja siis sa ise vaatad, kas sa võtad sealt midagi kaasa või mitte, et ilma nõuanneteta. No seda on ka näiteks paljud, kes on teinud kunstlikku viljastamist, on öelnud ka, et see tegelikult on selline suhteliselt üksik teekond, et üldse, kui sul on vaja mingit meditsiinilist abi, et ka on ju see, et sa tegelikult ei tea, kuidas see nagu kulgeb, et mis hakkad umbes enne munemist kaagutama, on ju. Et pärast pead jälle tulema, et ütled, et meil nüüd see ring ei õnnestunud ja hakka nüüd seda kõigile, eks ju siis rääkima. Ja, no täpselt, et mul ongi nii mõned sõbrannad, kes proovivad, ma ise nagu püüan mitte nende käest küsida, kuidas läks või kuidas läheb, vaid ma lihtsalt ootan, kui need ise minu juurde tulevad, et isegi kui nad on ise jaganud minuga, siis ma ei torgi, sest ma arvan, et kõige valusam asi, mis saab olla inimesel, ongi see, et kui ta suure õhinaga räägib, et me nüüd teeme või tegutseme ja siis keegi küsib üle kuu. Kas on juba? Ja siis ta ongi, võib-olla jäi
kukkus 3. nädalal ära, ja seda juba mitmendat korda, no issand, see inimene on nii katki juba ja siis ta kahetseb, et üldse kellelegi rääkis seda, sest et ta tahab, ta leineb või iga laps, keda sa kaotad, on ju tegelikult, ta on ju sinu sees juba, see on tükike sinust, ta on juba mingil määral sinu organismiga põimunud, on ju, et lihtsalt see sinna ei mahu, et mõtle, kui sul, ma ei tea, keegi sugulane ära sureb ja siis keegi küsib su käest iga kuu, kuidas sul nüüd läheb? Kuidas sul nüüd läheb? A nüüd? Oled üle saanud või? Oled või? Saad aru, et see lihtsalt kuidagi lihtsalt inimestel, ma arvan, enda kaitseks ja pärast, kui tuleb, siis nad jagavad, et meil on nüüd beebi, on ju. Kas, mida siis selline, kui sa tõesti oledki 23-aastane ja sulle öeldakse, et vaata, sa ei pruugi kunagi lapsi saada? Iseseisvalt, jah. Mulle tema iseseisvalt ja see on mulle öeldud, et ma ei pruugi. See poolvõit. Et mida see teeb sel hetkel sinu vaimse tervisega? No nagu ma ütlesin, et see pigem number 1 oli see, et ma olen selline go-getter ja siis ma olin nagu, mis mõttes? Mina saan? Mis mõttes, et ei ole asja, et ei saa? Aga kas sul nagu üldse seda ei olnud, et mõni ongi, te hakkasid kohe tegutsema, et mis me siis tegema peame, et kas sul seda ei olnud üldse, et ma nüüd lähen koju ja 2 nädalat olen teki all ja lihtsalt nutan? No ma ei ole kunagi selline olnud. Tead, ma nutan üldse väga harva. et see on ka minu taust lihtsalt. Nagu pole siin aega, tead, pisardada ja käed kohe külge. Käed külge, hakkab tegutsema, ise loome enda elu ja ise kui tahame midagi saavutada, siis peab tegutsema, et midagi ei kuku niisama sülle. Välja arvatud see tüdruk. see tüdruk tuli täitsa ise või tuleb. Et kuidagi ei mossitanud, pigem oli lihtsalt nagu löödud, korra nagu helistasin lapsi isale, ütlesin, et asi on minus ja see lõi ego pihta mulle endale vist, et korraks nagu, aga ei, siis oli, tema oli selline, et ei ole midagi, hakkame tegutsema ka, samasuguse mindsetiga inimene, ehk siis... Jah, vaata, kui tema oleks võib-olla olnud selline, et oi, mis nüüd siis saab, siis võib-olla oleks endal ka seda tegutsemist, eks ju, maha tõmmanud. Et see, ma arvan, tegelikult oli ka nagu suur abi. No pott leidis õige kaane. Jah, täpselt. Et jah, ma tean, et paljud tahaksid minna teki alla ja seal olla. Ma arvan, et see on õige ka, kui see on inimesel nagu selline coping mehhanism. No mis iganes sinu jaoks tegelikult töötab, on ju. Kui sa 2 nädalat ära koed seal teki all, siis äkki pärast seda tuleb see raputad maha ja et nii. Hakkame tegutsema. Et see on, jah. Aga oli sul mingeid selliseid, veel mingeid madalseise või mis hetkedel sul need madalseisud olid? No siis vist ikka iga kord, kui sa teed jälle testi ja vaatad, et see on negatiivne, aga siis jälle raputad maha, nagu sa ütlesid. No ütleme, et see halb enesetunne nendest ravimitest oli ka päris tugev madalseis. Et iga asi, mis sinu hormoone mõjutab, on ju, ja nii tugevalt, siis see tegelikult lööb katuse sõitma. Ja siis oli see, et kuna ikkagi mina olen, kas ma ei ole rase või siis ma olin rase pärast neid hormoone, siis ikkagi kuidas selgitada lapse isale, et mul on seda nagu tuge rohkem vaja, et ma olen küll kõva mutt olnud kogu aeg ja hästi tugev naine, aga praegu ma tunnen, et ma vajakski kogu aeg seda paitust ja hellust aga kui sa ei ole olnud selline inimene ja siis nõuad ja inimene ei oska pakkuda, siis see oli madal seis, sest sa tundsid, kes oled üksi. Isegi, et sul on see lapse isa või see mees, kellega sa tahad seda last saada, siis sa ikka tundsid pidevalt ennast üksi. Ja siis sa ei taha saada mingeid nõmedaid vastuseid või midagi haiget, siis sa pigem ikkagi shut it out'i nagu, et ta ei ütleks jumala ees midagi valesti, mis sul veel halvemaks olukorra teeks. Et parem olengi siis üksi, kõik ära. Ja, et mis ei ole nagu väga tervislik lahendus iseenesest, aga see oli võib-olla jälle meie enda issue. Aga no mis sa teed selles mõttes, et sa ei saa midagi teha, kui su hormoonid täpselt sel hetkel niimoodi teevad, siis nii on ja. Saage hakkama, mehed. Jah, täpselt. Jah, pidage vastu. Jah, pidage vastu, saage hakkama, natuke liiga kuri. Et ei, ma ütlen, vaata, kuna kaua ma rase jõudsin olla 7 kuud, on ju. Et siis selle aja sisse mahtuski 3 kuud väsimust ja iveldust ja siis jõudis sinna... 1,5 kuud õndsat teadmatust ja oligi tehtud. Täpselt ja siis lõpus oli see, et kus oli lihtsalt vaja
kuna ma tol hetkel müüsin ühte väga suurt arendust, kus ma olin põhimõtteliselt nagu 6 kortermaja pluss ühe suure ridaelamu nagu rea, olin nagu vormistanud enne võlaõiguslikeks lepinguteks ja need ma tahtsin enne puhkust nagu ära lahendada siis niimoodi, et inimesed ka korterid ja kodud kätte saaksid, siis see viimased 2 kuud ma lihtsalt jooksin. Tegin nagu neid asju, et ülevaatused ja siis uued vaatamised, notarid istusidki nagu seal, et siis isegi ma ei tea, kas mul oli paha või mitte, et ma istusin terve aeg ja lihtsalt vormistasin. Et seal ei jõudnud stressata, et pärast seda 25. nädalat ma ei teinud mitte midagi sellist, mis võiks mind kahjustada, et praegu ma ikka käin trennis ja niimoodi. Võib-olla nüüd hakkan vaikselt tagasi tõmbama, sest et nüüd ta tõesti on juba nii suur, ta on juba mul mingi üle kilo siin kõhus ja ta on mul täiesti seal all põhjas, et hakkab ebamugav. Mul on väga ebamugav, isegi pilatest ei saa enam teha, et hoiame teda sees. Kas oled sa nüüd selle teise rasedusega lahti lasknud sellest mõttest, et mu keha ei saa hakkama selle ühe asjaga, milleks ta loodud on? Kuule jaa, ma sain sellest juba siis lahti, kui mul see esimene beebi käes oli, tead, kui see esimene laps tuleb, siis iga järgmine ongi nagu boonus, aga see esimene laps, kes peale sellist võitlust tulnud on, sa oled nii tänulik, et ta on, et kui mul on mõned inimesed, kes ma ei tea, jorisevad, oh my god, et nagu laps on nagu selline ja ta on nii kohutav ja mingi, et tahaks puhata temast ja mingi, siis ma ei julge kunagi selliseid asju suust välja öelda. Nagu ma olen ka mõelnud, et tal on nagu jonnid uurid on ju, aga see, et ma tahaks, et võtke ära ta mu juurest või midagi, siis selliseid asju mul ei ole. Ma väga kontrollin, nagu mida ma sinna universumile oma suust praegu välja ütlen, sest ta oli ju ka ikkagi väga suur kingitus läbi katsumuste ja kui mu esimene lapseke käes oli, siis kõik nagu muu tundus täiesti mõttetu, et ongi pinge kadunud, sest et sa said hakkama ja tema sai hakkama ja ta tuli siia ja ta on sul olemas, seega nagu hinda seda, et on ja muidugi ma olen mäsinud, et ma nagu iga õhtu kaklen taga seal voodis, et ta on selline hull jutustaja ja et võin ta ükskõik mis ajal magama panna, aga ta ikkagi võtab vähemalt 1,5 tundi aega ja ta terve aeg ainult kaisutab mind, sest et ta on selline hästi suure lähedusvajadusega, siis ta ahistab mind ja mul on hetki, kus ma olen lihtsalt, et kuule veel läheb korra ukse taha hingama, sest lihtsalt nagu tunnen, et katus sõidab ära, et ei ole oma õhku ega midagi, aga et ma nagu mõtleks, et ei, et miks ma umbes tegema pidin ja seda mul ei ole. Siis kui ta magame, siis sa vaatad, oh my god, sa oled kõige nullum, lähed istud tiivile ja sa hakkad vaatama pilte, mis sa temast päeva jooksul tegid. Et mul ei tule nagu seda, et ma ütleksin selliseid asju kuidagi välja, ma lihtsalt, et natuke raske, keeruline on praegu, aga ei ole hullu. Et see pinge või see endas kahtlemine ja see kadus kohe siis, kui laps käes oli. Pluss see, et me olime ju ka 17 päeva olime ju haiglas sees ka, laps oli ju intensiivis, sest ta ei söönud ja siis tal oli see bilirubiin kõrge ja siis ta oli veel seal kapslis, apkar oli päris halb, kui ta sündis, täis paukna. Et siis, kui ma sellega üle elasin ja siis need esimesed kuud veel selle topsitamisega, sest et ta ei jaksanud tissi imeda, reaalselt ma iga 3 tunni tagant pumpasin ja andsid topsi sisse piima ja siis topsiga õpetasid teda jooma, sest lihtsalt nagu sihikindlus oli nii suur, et ei, sa hakkad rinda võtma. Et kui sa sellised asjad üle elad, siis sa oled kõik üle. Sa oled kõik üle ja nagu, ei. Äge. Sandra, suur aitäh sulle ja ma soovin sulle raseduse teiseks pooleks ja rohkemaks veel täiega jaksu ja edu. Aitäh. Räägime siis uuesti, kui printsess on ka siia saabunud. Aitäh sulle, Sandra, ja aitäh kõigile kuulamast. Aitäh. Kuula Beebipalavikku üle nädala neljapäeviti Spotify'st, iTunes'ist või kust iganes oma podcastid leiad.